hommikust jälle, et kätte on jõudnud reede juba vist, 5. juuni ja meie siis lahkume oma öömajast. Me jäime väga rahule selle kämpinguga, väga mõnus kämping oli. Et no muidugi rahvast oli ka siin praegu väga vähe, töömehed olid peale meid veel seal kämpingus, aga rohkem rahvast praegu polnudki. Pere väikse kutsaga saime ka sõbraks ja aga nüüd me siis sõidame edasi sellisesse linna siis või ma ei tea, kas ta on linn või on küla nagu Cartisuara ja sõita on meil umbes siis 225 kilomeetrit, et palju pole. Tee peal teeme siis mõned väikesed peatused, et plaan on siis natukene uudistada Sibiu linna, käia seal võib-olla ka poes ja jalutada linna peal. Ja siis on veel 2 sellist teemaparki meil tee peal, et üks on niisugune viikingite teema rohkem ja teine on siis mingi park Kalendurai, ma isegi ei oska eesti keeles seda öelda, mis ta olla võiks, ta on selline teemapark, kus on siis kus on nagu 12 majakest ja iga majake on siis inspireeritud ühest kalendrikuust. Et pargi mõte oli see, et terve aasta võib ka läbida 2 tunniga. Ma arvan, me jõuame kiireminigi kui 2 tunniga, eks ju. Meil nii kaua aega ei võta. Et sellised on siis tänased plaanid ja nüüd siis sõidame. Jäi veel siis see ütlemata, siin on sellised lahedad mäed ka, aga jäigi ütlemata, et me sõidame täna siis läbi mitme ajaloolise piirkonna, nagu Grisciano, Transilvaania ja jõuame siis Fagaraši mägede jalamile. Me jõudnud siis Sibiu linna ja praegu me oleme siin Promenada kaubanduskeskuse juures. Parkisime auto siia parklasse ja lähme siis nüüd natukene linna poole jalutama. Et vaatame siis, see Sibiu pidi olema siis Rumeenia üks vanimaid keskaegseid linnu ja ka siis kõige ilusam ja mõnede turistide arvates kõige elegantsem linn. Lähme vaatame. Siia mingile parki keskväljakul parki. Et linna lühike ajalugu on siis see, et selle Sibiu linna rajasid 12. sajandil saksa kolonistid ja keda siis kutsuti Transilvaania sakslasteks ehk saksid ja linnast sai siis oluline kaubanduskeskus ja see oli üks tugevamini kindlustatud linnu piirkonnas. Sajandeid on Sibiu ka Transilvaania halduskeskus olnud ja kuulunud pikalt Austria-Ungari impeeriumi koosseisu. Linna kõige erilisem detail on silmadega katused, nii et ma loodan, et me neid ka siis mingi hetk näeme kusagil. Jõudsime siis linna peaväljakule, see on siis Piazza Mare, mis on siis suur ja uhke peaväljak ja siin asuvad siis värvilised barokkmajad, kohvikud, siin on näha ka, neid on siin päris uhkesti. Restoranid, talvel on siin jõuluturg ja olulisemaks hooneks on siis siin, mis ta oli siis, Brukenthali palee, kus asub siis Rumeenia kunstimuuseum. Aga ma muidugi ei oska praegu öelda, milline see võiks olla. See on päris uhke maja, aga võib-olla on siis hoopis see. Aga kui rääkida nendest silmadega katustest, siis siin on see ka täitsa näha, et sellel majal ongi need silmad olemas. Ja need on siis, tegelikult on need siis nagu katuseaknad, mis näevad välja nagu silmad. Ja need tekkisid siis majadele 15. kuni 17. sajandil. Ja algselt olid need ikkagi siis ventilatsiooni avad pööningule, et kus siis sai kuivatada vilja ja hoida kaupa. Ja kokku on Sibiu majadel 600 sellist silma ja rahva seas siis öeldakse naljatades, et Sibiu majad jälgivad sind. Vaat nii. Siis ka neid
filmi veel näha, mis siis siin linnaelanikke jälgivad niimoodi. Sibiu linnamüürist on säilinud mitu torni. Neist kõige kuulsam on Council Tower, aga see millegipärast praegu on tellingutes, nii et siia me ei saa. Et muidu siin peaks olema võimalik saada kuhugi sinna üles ja linna ülevalt vaadata. Aga muidu me oleme siis jõudnud teisele väljakule, mis on Piazza Mika. Koht ongi öeldud seda, et ta lihtsalt on väiksem ja romantilisem kui see suur väljak ja üks kõige fotogeenilisemad kohti siis Sibiu linnas. Tahtis mulle otsa sõita. Lähme otsime Valede silla üles nüüd. Nüüd kuulsa valetajate silla juurde, mis on siis Rumeenia esimene malmist sild. Ja legend ütleb, et kui keegi siin sillal valetab, siis sild variseb kokku. Või siis on siin ka teine legend on selline, et siin sillal siis omal ajal kaupmehed sõlmisid lepinguid ja tehinguid, sest et kui nad petsid, siis selle kohta oli ütlus, et aga sild teab tõde. Nii et selline siis on see. Siin on õige aeg küsida igasuguseid küsimusi, et muidu sild kukub kokku, kui valetad. Me siis oleme jõudnud linna kõige suurema ja tähtsama kiriku juurde, mis on siis Lutheran Cathedral of St. Mary. Ja see on ehitatud 14. sajandil ning selle kõrge torn, mis on siis 73 meetrit, domineerib siis vanalinna siluetis alati. Ja kirikus sees peaks olema siis Transilvaania sakslaste aadlike hauad. Et eks me uurime, kas me näeme sinna sisse ka. Ja tornist peaks saama ilusa vaate kogu vanalinnale. Et see kirikul on sellised hästi lahedad mustrilised katused. Aga puud on ees. Näha see katedraal kogu oma täies hiilguses. Selline uhke hoone. Otsustasime siis kirikutorni minna, et saame minna vaatama, et sellised trõpid siit üles lähevad. Täpselt 12, et saabusime täpselt kellade löömise ajaks. Kellad on siis sellised, mis siin seda jubedat kolinat vahepeal tegid. Aga ronime edasi minna on veel vist natuke maad torni kambrisse. On ilus vaade linnal. Kirikusse endasse me väga sisse ei pääse, sest et praegu on seal kesklõunane palvustund. Et öeldi, et kui soovime, võime peale seda tulla. Aga me ilmselt ei jää ootama seda, kuni see palvustund lõpeb. Sibiu linn on meil siis nüüd käidud, nähtud, tehtud. Ja nüüd siis sõidame edasi sinna Fagaroši mägede poole. Need on siin ees tegelikult juba näha. Ja kohati me nägime neid ka siin juba lumiseid mäedippe. Karpaatid, mitte Fagaroši mäed. Fagaroši mägi on see. Tegelikult paistavad need natukene. Lumised mäedikud ka. Nüüd meil on need 2 teemaparki veel plaanis ja siis jääme ajale. Viking Village pargi juurde, Panoramic park. Et kohe lähme vaatame siis sisse ka, et pidi olema tegemist sükse väikse viikingite külaga. Mingid dinosauruseid pidi, dinosauruste kujud ja et see park on no ma ei tea, siin on viikingid ja dinosaurused koos.
ja siin pidi siis olema, et see inspiratsiooni on saadud mingist populaarsest telesarjast Vikings. Mina seda sarja iseenesest ei tea, aga vaatame. Ostsime siis piletid ja maksime 35 leid oli üks pilet, ehk see on umbes 7 eurot. Ja nüüd siis vaatame, mis siin Vikingite külas meile siis näidata on. Siit saab komme osta. Ma arvan, lastel läks ära siin üldse kuskile. Kena välja iseenesest. Ma mõtlen vikingi teema nendel siin. Vikingi teema on ju Põhjamaade teema. See ei ole. Kasvuta. On siin siuksed kiiged ja mänguväljakud. Mingid kihvadest väravad on. Saab läbi tulla. Sellised. No. Nüüd see vikingite peamaja, sest siin see on nagu päris kihvt. See on nende köök siis nagu ja siin pidi olema sellest vikingi seriaalist keegi Ragnar, et ma ei tea, kas on tema või on keegi teine siis. Need tegelased. Paat on siis siin näha ja edes. Kusagil pidi siin miniloomaed olema. Siin olid mingid linnuhääled. Vaatame. Siin dinosaurust siis. Siin ta on. Rohkem ma neid siin ei näe. Aga vähemalt üks on olemas. Leidsin veel. Nii et võib öelda, et dinosaurused ja vikingid ikka olid koos. Siit saab ilusaid vaateid vaadata mägedele. Ja lõvi ka siin parklas. Võt, nüüd liigume siis sinna teise teemaparki. Teine oli veel tee peal meil. Läksime selle teise teemapargi juurde. Povesta Kalenderui, mis on siis pidi olema selline muinasjutuline teemapark, inspireeritud 12 kalendrikuust ja Rumeenia rahvuspärimustest. Lähme vaatame seda ka siis. Nii, ostsime piletid. 40 leid oli üks pilet, ehk siis 8 eurot. Ja see park on siis nüüd, jalutame siin ringi, et pargi kontseptsioon pidi olema muidu iseenesest üsna lihtne, et siin on nagu 12 majakest siis. Ja iga majake esindab siis ühte kalendrikuud. Et hakkame siis siit vaatama, mis kuu see on. Ja. Et esimene on siis piparkoogi majake, see peaks olema jaanuar. Vaatame. Siit saab siis osta 1,2. Ja nii ongi. See peaks siis olema veebruar, ehk siis kaarmastuse maja. Et selle kohta oli kirjas, et see on Dragobete traditsioonide maja. Et Dragobete pidi olema siis Rumeenias üldse tähistatakse 24. veebruaril. Mis on siis kohaliku armastuse ja kevade saabumise pühaga. Peetakse siis ka kohalikuks valentinipäevaks nagu. Liige peal saab siis istuda ja pilti teha. Selline. Siis märtsimaja ja ehk siis ka Martisoori maja, siin on see näha ka see Martisoori kiri. Et Martisoor on siis selline Rumeenia kevade traditsioon, mida siis
tähistatakse kevade alguses märtsis ja mille sümboliks on rippuvate tuttidega 2 põimitud punasest ja valgest nöörist valmistatud ese. Ja see siis vahel ka punutakse ise, tänapäeval ka tihti ostetakse, ja selle külge siis kinnitatakse ka mingi vidin ja kingitakse siis oma lähedasele, kolleegile või kellele iganes sa soovid. Ja ta peab siis seda kandma nii kaua, kuni esimese kevadlillekese või esimese kevadlinnukese nägemiseni. Et sellega soovitakse siis head inimesele. Me piilume majja sisse ka. See on siis siuksed seenekesed. Prill on siis kevad. Kuu järgmine siin on jänkukesed ja munad ripuvad puude küljes ja lihavõtted. Ja see roosa peaks siis juba juuni olema, ma eeldan. Poes sees oli siis suveniiri kauplus. Vaatame edasi, siit tuleb juuli. Juuli näeb siis selline välja. Nüüd on siis siin sees siuke. August. Lastel lõbu laiab. Seal peaks juba septembri maja siis olema. Juurde juba jõudnud. Selle pargi kontseptsioon pidigi olema see, et on võimalik terve aasta läbida ka paari tunniga. Kohe läheb meil uuesti rong mööda. Oktoobri maja juurde jõudsime siis. Siin on loomulikult Halloweeni teema on oktoobri majas. Siin on siis november ja olemegi sujuvalt jõudnud detsembri juurde, mis on siis loomulikult jõuludega seotud. Ja jõuluvanaga ka. See on siis ka veel selle detsembriga seotud jõulude maja. Jõuluvana üritab seal korstnast sisse pressida ennast. Päkapikku töötuba ja jõuluvana saab seal istuda. Me siis veel korra siin pargist tulime välja, aga siin on nüüd siis veel mingid sellised põnevad majad, et lähme vaatame korra neid ka üle. Kahjuks me lähemale ei pääse, et see on nagu privaatne territoorium. Et see mees, kes need siia ehitas, et tehtud sellisest hästi looduslikest materjalidest, aga kahjuks ei näe ja pidid olema restoranid, majutused, seal need hooned, nii et. Aga jah, nüüd siis on nii, et me liigume oma öömaja poole, et on meilgi tänaseks siis selle päeva programm tehtud. Öömaja kenasti kohale ja meie majake on siis see number 1 siin kohe. Arvi ajab kohe auto siia sisse ja hakkame siis nautima siin seda olemist. Et seal on see onu, kes meid sisse lasi ilusti, tegi retseptseni meile ja nii ongi. Tuur ka siis selline väike, pisikene. Siin on telekas, diivan ja sükene. Ja üleval on siis magamistuba. Selline näeb ta siis siin välja. Aknast avaneb siis vaade. Peab olema siis siia, lõvi on siin kenasti näha juba. Võt nii, siis selline ka lihtne, aga kõik vajalik olemas. Hästi, nüüd siis asjad tuppa ja hakkame siis nautima. Hommikut on 6. juuni ja oleme jälle oma asjad siin kokku pakkinud oma öömajas ja hakkame siis sõitma. Et plaan on siis vaadata, kuidas meil selle Transfo-Karassaniga täna läheb, et kas ilmselt me sealt ikkagi siiski läbi ei saa,
aga oleme juba vaadanud, et äkki siis saame selle köisraudteega sinna üles minna. Oleme siis siin selle Transfogorasani alguses. Et sõidame, et siin väiksed sinkavonkad on juba olemas ja vaateid peaksid ka avanema juba. Nii et me siis tiirutame. Mäetipud lumised, kadusid puudad. Contestă raportul Agenției Naționale de Integritate care îl declarase în conflict de interese. Inspectorii de integritate... Tunnelid on ka siis siin ehitatud. Aga mitte ühtegi mõmmikut ei ole ma praegu veel näinud. Siit hakkagi näed üles, kui see läheb. 200 meetrit pärast oled jõudnud sihtkohta. Me jõudsime nüüd siia, kus peaks köisraudteega üles saama, et vaatame, kuidas Näed, kõigil on palksooja, lõpet sellega. peaks see Transfogorasani tee siis edasi minema, aga nagu näha, siin ongi siis sildid on, et see on kinni, see pale ja leik, see on kõige kõrgem koht, et siit me siis sinna hetkel ei saa. Aga siis et vaadet siit juba midagi näeb ja siin on näha, et tuleb ka üks. Et loodame, et me siis saame sellega sõitma. Et see punkt peaks siin olema siis, kuhu ta tuleb. Seesama lõviklepsu ka siia. Et meie lõviga Euroopas. Vaikselt liikuma. Mingi 3700 meetrit ja 2040 meetri kõrgusel. Sinna üles. Siis siia ülesse, siit siis tulime 160 leid, maksime siis edasi-tagasi 2 inimese eest, et üles ja alla saaks. Mis see 160 leid tuleb siis, palju see eurodes on umbes? 25 oli 5 eurot. Väike kiire arvutus, et 30 eurot siis umbes läks see edasi-tagasi siis maksma. Aga lähme siis nüüd vaateid püüdma. Vale lõik, mis on see Liustiku järv siis. See on kõige kõrgem punkt üldse, mis siis peakski olema 2040 meetrit. Et ma siin olen kodus sellest nagu rajakaamerast või sellest jälginud ka seda järve. See on tegelikult viimaste päevadega siin sulanud. Et ta oli ikka siin nädal tagasi, oli ta täitsa jääs veel. Ja nüüd on päris palju ära sulanud. Aga ma lugesin seda värskemat infot siis selle tee kohta, et see tee on suletud ka sellepärast, et kohati mõnes kohas pidi olema lausa 5 meetrit veel lund. Ja see aasta, et ennustavad vist üldse, et see avamine toimub juuni teises pooles. Vot, liiguvad täitsa peale. Samas päike paistab, et vaatame. Udu sees. Midagi ei paista eriti. Ilka, tule veel. Tuleb uus ports inimesi siia ülesse. Siin üle olid põhimõtteliselt olla siis nii kaua, kuni sa ise tahad ja kui tundub, et tahaks alla minna, siis lähed jälle kopsiku järjekorda ja hakkad alla sõitma. Pilved on veits laiali läinud. Nüüd on ikkagi see vaade siis näha. See on see tee siis, mida mööda tegelikult peaks saama sõita. Niimoodi siit sinkavonkade tuleb. Sinkadi-vonkadi, singer-vinger. Aga vaade on ikka võimas. Äge on küll. See Transfogorasan ise ehitati siis 1970-ndatel
ja selle siis ehitajaks oli see Nikolai Tšoitšesku. Ja põhjus oli see, et see on nagu sõjatee ehitatud, et siis, kui oli see Vene väed, siis tungisid Tšehhoslovakkiasse ja suruti maha Praha kevad, siis Nikolai Tšoitšeskul tekkis selline hirm, et nüüd venelased tulevad ka Rumeeniat üle võtma ja siis ta arvaski, et selle jaoks on vaja sellist kiiret sõjateed läbi mägede. Ja nii ta selle siis ehitada lasi selles suures hirmus. Ja 74. aastal see tee nagu valmis. Kokku on seda Transva-Karassani isesest 90–92 kilomeetrit siis tehtud. Et selline. Ja siin ametlikel andmetel on siis selle tee ehitusel hukkus, kui palju see oli, 40 sõdurit. Need on ametlikud andmed, aga mitteametlikel andmetel on ikkagi need numbrid sadades, kes siin hukkusid selle ehituse käigus. Võt. Aga me mõtlesime, et vaated on nüüd siis imetletud, pildid on kõik tehtud, et liigume siis allapoole, vaatame, kas saame Kopsiku järjekorda ja saame siis allapoole tagasi minna. Kõik siin üle on, kõik kohad näed. Suhteliselt jah, nad võiks kuidagi natuke korrastada, et trepid on siin lagunenud ja selline. Jäetud nagu. Sime siis alla tagasi sõitma, et siit need teed veel autoteed. Ennem kui me üles sõitsime, siis ühed turistid nägid karu ka siit aknast. Veel ei ole näinud. Mõni läheb jalgrattaga siit üles. Üles tulla leidub. Seda puhul suuremaks ja suuremaks üleval isegi rive. All on päris korraks köögi lõpuks. Niimoodi kihutas mööda, lihtsalt tegi mööda sõitma. Sellis hooga pani. Maja on niimoodi. Keegi elab siin. Koer kadusaad seal tee peal on, aga ma ei leia teda vist üles. Tee peal jookseb üks koer. Sina vist on paremini jätta. Leidsin ta üles isegi. Me saime nüüd ülevalt siis alla tagasi ja tahtsin ainult seda veel juurde öelda, et me pidime veel raha maksma, et see, millest ma ennem rääkisin, oli ainult ülessõiduraha. Nii et allatulekuks pidime teise 160 leid juurde maksma ehk veel 30 eurot. Et kokku siis oli ikkagi see sõit 60 eurot edasi-tagasi. Näed, ja ongi mõmm olemas, nägime mõmmi. On meil siis see Transva-Karassan on nagu nii-öelda nähtud, isegi ja karu nägime ka ära, mis on kõige olulisem asi. Et nüüd on siis süda rahul ja nüüd siis vaatame, liikleme siin mööda neid mägiteid natukene ja meil mingit otseselt mingisugust sihtmärki ei olegi, et 2:30 saame öömajja, aga vaateid siis loodame vahepeal siis näha ja nautida, kus ta siin on. Läheb metsa poole ära nüüd juba. Läheb ära. Oota ära, mine näe. Filmida saan küll praegu, kuidas tema tuleb. Tuleb tagasi. Jah, oli näoga siia. Jah. Ei, nüüd läheb jälle metsa poole. Läheb metsa ära täitsa. Siis natukene teed, mida mööda me sõidame. Me praegu siis peaksime, ma ei tea, kas me siis nagu ületame need Karpaadid või kuidas see mõte on? Jah, me peaksime üle Karpaatide minema. Jah, et täna nagu selline plaan on ja praegu me siin mägede vahel sõidame. Või lähme orgudes läbi Karpaatide nüüd kaua tegema. Et me üle ei lähe, nagu lähme läbi. No, ei tea.
Mul on isegi kahte tunne, et me läheme läbi, et me näeme otsi. Neljakas võitled siin. See on tõesti halb mere, kui ei ole siin. Ehitustöid on siin tee peal päris palju. Nüüd oleme jälle siin ühes mingis kolonnis ja rivis seismas. Ootame, kuni siis hakkas vist vaikselt liikuma jälle. Et lastakse ühelt suunast ja teisest suunast, et siis meie selja taga on ka paras kolonn tekkinud. Mingisuguses linnas oleme praegu, aga me oleme jõudnud nagu Transfagarassani teise otsa põhimõtteliselt. Et siia, kuhu see Transfagarassan välja tuleb. Ja siit hakkame siis nüüd hoidma oma hotelli poole, et sinnani on meil 95 kilomeetrit sõita. Üle 2,5 tundi peale. Jah, üle 2 tunni. Me saame jälle hobuvankrist mööda minna. Neid ikka on siin teede peal päris palju, isegi linnades ja igal pool. Et see ei ole müüt, et neid hobuvankreid on palju seal. Tegime väikse jalasirutuspausi, lihtsalt nii ilus on siin jälle. Ja sealt tuleb mingi jube kõva muusika sealt kusagilt. Aga vaade on vägev. Ongi mingi punkt ka, kus ühed istuvad seal, peavad. Sama majutusse kohale, lõvikese parkisime ära, vaat sellises kohas oleme. Ja see on siis meie majake. Et kohe saame siis vaadata sisse meie mägimajake number 3 on meil. See saime lahti. Et selline elamine on siis. Siin on siis siuke kööginurk kohe siin ukse taga. Ja siit on siis televiisor ja elutuba. Vaat selline. Siit läheb siis vannituppa. Täna meil on selline uhkem elamine. Eks ta ole sünnipäeva värk ka ikka. Ja tegelikult oli selle broneerimisega nii, et kui me neid broneerisime, siis siin kandis ei olnud nagu midagi üldse valida. Olidki ainult kallid ja veel kallimad. Ja siis me broneerisime ikkagi midagi ära, et meil oleks olemas. Et selline terrass. Ja mõte oli nii, et millalgi enne reisi vaatame, et äkki leiame midagi soodsamat. Aga no tegelikult me ei broneerinud ringi midagi. Teisel korrusel on siis magamistupa, lähme vaatame seda ka. Siis selline ja uhked pehmed vaibad maas ja siuke vaade voodist. Äge ju. Et täitsa kihvt. Võt. Meil siin elavad sellised pisiksed kiisumiisud. Ei lähe tuppa. Tuppa ei lähe. Niisama olete armsad. Ja, niisama olete armsad. Ja, no võt jah, olete nunnud küll.